Kas sina oled keegi, kes tunneb praegu, et midagi on elus justkui puudu? Kas on selline tunne, et pealtnäha on kõik nagu hästi, on ju? Et nagu väliste parameetrite järgi on kõik korras. Aga kusagil seal sügaval sisemuses on ikkagi nagu selline tunne, et miski asi ei klapi. Kui sinul selline tunne on, siis see video on sulle. On võimalik, et sa hakkad jõudma kuhugi välja, mis hakkab seda head enesetunnet tagasi tooma. Kui sinul selline rahulolematuse tunne on ja vot ära see ka kuidagi ei kao, siis tea, et see tunne ei valeta sulle. See tunne on päris, aga see tunne on päris siis, kui tegemist ei ole emotsiooniga. Kui me räägime emotsioonist, siis emotsioonide pealt ei ole võimalik aru saada, mis tegelikult tõsi on. Need muutuvad pidevalt, see on normaalne. Need tulevad ja lähevad, nagu mõtedki. Mõtted ka tulevad ja lähevad. Nende pealt ei saa õigeid järeldusi teha, ega ei peakski. Aga õigeid järeldusi saame me teha selle tunde pealt, mis ei ole mööduv. Selle rahulolematuse tunde pealt, mis püsib. Kui see on, siis see on kogu aeg. Ka siis, kui emotsioonid mööduvad. Ka siis, kui mõtted vaibuvad. See tunne on ikka alles. Vot see on see tunne, millele tähelepanu pöörata. Ma ei pea silmas seda, et mõtlemisvõime ei ole üldse vajalik. Aga me ei saa tundeid kõrvale panna, sellepärast et vajalikud on mõlemad. Võib teha erinevaid tegevusi, võib leida väga erinevaid mooduseid, et mitte sellele tähelepanu pöörata, et mitte selle tundega silmitsi seista. Seda võib mõnikord ka teadmatuse pärast mitte märgata. Sest et sageli on nii, et me ei olegi harjunud oma sügavamaid tõeliseid tundeid endale teadvustama. See tunne, mis tegelikule muudatuse vajadusele viitab. See on rahulolematusena seal taustal kogu aeg olemas. Seda tunnet usalda. Tea, et see on päris. See on see, mis on tegelikult sinu sügav sisemine tarkus. Meil kõikidel on see sügav sisemine tarkus olemas. Võime seda ka intuitsiooniks nimetada. Me oleme kõik intuitiivsed. Aga meil ei ole räägitud, et kuidas seda kuulda, milleks seda kuulda võtta või mida sellega üldse peale hakata. Kui see teema sind kõnetab, siis võib-olla tunned sa endas ära selle soovi neid videoid edaspidigi vaadata. Ma räägin selle kohta, kuidas oma sügavamaid tundeid mõista ja milleks neid vaja on, milleks on väga kasulik nendest aru saada. Tulles selle püsiva rahulolematuse tunde juurde tagasi, siis mida sa algatuseks enda heaks ära saaksid teha, on see, sa saad hakata neid oma sügavamaid tundeid teadlikult märkama. Sa saad harjutada neid end uuesti märkama, et nad saaksid sind sinu hea enesetunde poole tagasi juhatada. Sa võiksid korraldada midagi, mida mina nimetan tõe rääkimise koosolekuks iseendaga. Võta selline aeg, kus sa oled täiesti segamatult omaette iseenda tunnetega. Ning siis tunneta, kas sinu sees on olnud juba pikemat aega rahulolematuse tunne. Võib-olla, et sa oled harjunud selle tundega elama ja seda normaalseks eluosaks pidama, siis tea, et see nii ei ole. See tunne on seal ühel muul kindlal eesmärgil.
hakkame siit pihta.